Nii, alustame kohe väga-väga olulise teemaga ja vaata, et seda osa nüüd edasi lükkas, see on väga oluline osa, et sa võiksid teada ikka sellest ja kui sa ei tea, siis sul võib pärast probleemid tulla lihtsalt. Kuna tegelikult AI pildid on vaata täiesti, noh, ma ütleks, et ta tegelikult ei ole väga-väga uus asi, vaata, ta on tegelikult juba mitu aastat tagasi olnud, aga ta ei olnud nii hea siis. Ei kasutatud väga. Aga praegu ta on lihtsalt nii hea, et kõik kasutavad seda, et nüüd need probleemid on rohkem esil ja nendel ei ole veel üldse mingit erilisi regulatsioone ega midagi, et see on täitsa nagu ei ole nagu piisavalt tegeletud sellega veel. Et siin on autori osas paar probleemi. Esimene ongi, et kohe, et tegelikult AI piltidel vaata ei ole autoriõigust, sest see on masina tehtud, see ei ole inimese tehtud, et okei, sina kirjutad käsklust, jah, aga sina ei ole omanik. Noh, seal võivad mingid erandid olla, aga vaata, ma ei ole mingi ekspert sellel alal, et ära mind nüüd siin 100% usada, mis ma räägin, aga ütlen nii palju, nagu ma tean, et näiteks kui sa kasutadki AI pilti justkui mustandina, et sa võtad ta nagu aluseks ja sa hakkad seda täiendama, nagu päriselt täiendama. Aga see ütleb, et sul on nüüd mingid oskused on ja disainis, kunstis. Et sa saaksid seda tõesti uueks teha, et sinu panus oleks seal sees, sest kui sinu panust ei ole, siis nad ei saa panna sulle autoriõigust peale. Ja sa pead seda pärast kuidagi tõestama, et sina oled rohkem, kui ma ei tea, 80% teinud sellest midagi, 70%, no igatahes see on väga keeruline. Aga ma näitakski sulle kaks lugu, sa saad siis omad järeldused teha, kuidas asi on. Nii, panen need lingid sulle siia ka, et saad ise rohkem lugeda, aga see on inglise keeles, aga vaata, meil on ChatGPT, nii et lihtsalt kopeeri kogu see jutt on temale, ta tõlgib sulle. Aga näitan, see oli väga-väga siukene kuum teema vahepeal, noh, aasta tagasi, et keegi tegi siukest koomikseid, et ta kasutas siis Midjourney pildigeneraatorit, et neid pilte siia teha. Ja ta ei saanud autoriõiguspildi, ta sai ainult osaliselt ja ta sai nii palju, kus tema tekstid on, et sa näed siin siukest teksti osad, jah. Ja nagu üleüldse see koomiks ise olemus, et tal on autoriõigus, et keegi ei saa seda nendele kopeerida, aga kõik need pildid siin, mis sa näed, nendel ei ole autoriõigus peal, sest tema ei teinud neid pilte. Kuigi, nii palju, kui ma siin lugesin, ta midagi rääkis, et ta manipuleeris neid, ta midagi tegi ikkagi Photoshopis ja niimoodi, midagi tegi seal, aga nad kuidagi ei saanud tõestada seda, et ta midagi seal tegi. Kui siin vaadata, siin on juristi poolt temal väga-väga pikk 30 leheküljeline, 29 jutt sellest täpsemalt. Ma ei hakka siin sellest rääkima, et kui huvi pakub, saad vaadata. Siin siis valesti on ja miks ta ei saanud autoriõigust niimoodi täielikult. Ja siin on üks lugu veel, et see on lihtsalt ühest pildist nüüd, mis on ka Midjourney'ga tehtud. Siukene pilt, jah. Ja ta võitis esikoha siis seal, ma ei tea, kas ta on üritus, aga nii palju, kui ma siin vaatan arvustusi, tundub nagu tõsine koht, et midagi seal on. Ja Instagrami või see Facebooki, korraks vaatan, siin on kah päris palju jälgijaid, nii et mingi festivali koht või ma ei teagi, aga igatahes mingi üritus oli seal, ta võitis esikoha oma pildiga, ja siis ongi probleem, et ta ei saanud autoriõigust sellele, sest see on liiga palju masinat, ei ole piisavalt inimest, jah. Siuke pealkiri. Muidugi see inimene väga kurisin, ta ei ole nõus sellega, ta ikkagi, nagu ma siin lugesin, ta ikkagi kakleb sellega edasi, ta tahab ikkagi, et autoriõigust saaks, sest ta rääkis, et ta pani 624 teksti käsklust, et seda pilti saada, et ta ikkagi panustas siia, eks ole. Ta kasutas Photoshopit, parandada vigu, kasutas siukest, ma ei tea, ma arvan, see on mingi AI tööris, millega saad suurust ja resolutsiooni parandada, jah. Aga need, kes selle autoriõigusega tegelevad, nad ei olnud nõus sellega. Ja see oli ka aasta tagasi, septembris. Ja siin rääkis veel, et nad proovivad uuesti 6 kuu jooksul, ja kuidas nendel läinud on. Aga et sa teaksid, et okei, siin on mingid, see on siukene kahtlane ala, et veel niimoodi väga täpselt, et seda nagu väga-väga kindlaks teha, vaata, et midagi, et sa saad sellele oma asjale autoriõigus, keegi ei saa sinu pilti röövida, ongi, kui sa teed pilti justkui nagu ideena
ja annad seda edasi nüüd kellelegi, kes oskab seda realiseerida, et siis, kui tuleb see autoriõiguse osa, sul on tõestus, et vaata, inimene tegi seda. Kui sa paned lihtsalt pilti kuskile internetti üles, lihtsalt siuksed, niimoodi, kiirkorras vaja, et ei ole midagi siukest tõsist, et siis vast ei ole hullu. Ja üks asi veel, mida ma näitaks autoriõiguse osas, et sa pead olema ettevaatlik, mida sa genereerid, mida see tähendab, et vahepeal võib juhtuda, et see Dali annab sulle autoriõigusega kaitstud materjali. Kuigi tal on filtrid peal, et seda ei juhtuks, aga see võib ikkagi juhtuda. Näiteks esimene kord, kui ta üldse välja tuli, esimeste nädalate oli see väga suur probleem, väga kerged, et tegelikult saigi teha igasuguseid autoriõigusega kaitstud materjali. Väga paljud tegid, postitsid igale poole, väga paljud isegi tegid müügiks endale, pärast nendel on 100 probleemi. See ei tohi müüa seda ju. Aga praegu see võimalus on väike, et see juhtub, aga see võib näiteks nii juhtuda, kui oletame, et sa tahad mingit nahkhiirtega, oletame, ma ei tea, võiks midagi teha. Kirjutad nahkhiirtega midagi, paned mingi inimese ka veel juurde, siis ta võib sulle Batmani näiteks teha, kuigi sa üldse ei maininud, sa tahad seda. Aga kuidas sa saaksid ta üldse kontrollida, et sinul ei ole autoriõigusega kaitstud materjali? Siin on praegu ma annaks sulle 2 mõtet, mida saad teha, et vaata, kui sa võtad Google lahti, mida iganes, et siin on niisugune funktsioon nagu reverse image search. Ehk siis sa annad pildi siia, ta hakkab selle pildi järgi sulle vaatama, kas sellised sarnased pilte on ka veel kuskil. Ja vaatame, mis siin veel on sarnaseid tehtud. Need on ka AI-ga tehtud. Okei, tundub, et see ei ole autoriõigusega, sest vaata, stiilid tegelikult ise ei ole autoriõigusega kaitstud, sa võid mingit stiili kasutada, midagi juhtu. Pead, et sa mingi kindlaid tegelasi ei tee. Ja teine asi, mida saad teha, ongi, kui ma võtangi ChatGPT lahti ja viskan temale seda pilti ja küsin temat. Okei, niimoodi ta ei saanud väga aru, aga näiteks kui ma teeksin siukest asja, et ma võtan praegu Batmani mingi pilti siin ja viskan talle ja küsin temalt sama asja. No näed, sa tundis kohe ära, et Batman. Sellised tuntud inimesed tunneb ära, siis ta ütleb sulle ära kohe. Aga see on väga väike võimalus, et nii võib juhtuda, et sa võid tõesti midagi siukest kahtlast küsima. Aga okei, ma näitan sulle edasi, kuidas sa saaksid üldse, kuidas me nüüd saame üldse ligipääsu, kuidas seda plaani osta. Ja peale seda ma näitan sulle ka tasuta versioon, et kui sa ei tea veel, kas sa tahad osta või ei taha, et sa saad tasuta ka esialgu proovida.